Kõigepealt siis räägime nendest tööriistadest, mida on vaja siis kipsplaatide paigaldamiseks ja kipsplaatidest konstruktsioonide tegemiseks, ilma milleta ei saa seda tööd teha. Kõige tähtsam pliiats, soovitavalt teritatud. Sellega saab toimuda märkimine, kindlasti ei saa teha ilma võõdulindita. Ei ole isegi oluline, kui pikk ta on. Kindlasti ei saa ilma kipsinoata või ehitusnoata. Ja kindlasti on vaja kipsplaadi lõikamise juures ka tavalist saagi. Kui on lõigatud, siis oluliselt parema kvaliteedi ja lõpptulemuse saame, kui lõikepinnad käiakse üle kas kipsiöövliga ehk raspliga. Ja kindlasti saab hakkama metallkarkassi lõikamisega ka plekikääridega. Ja karkassi kinnitamine neetidega. Kindlasti on vaja ka tavalist perfotrelli karkassi erinevate osade kinnitamiseks, seina, põrandale ja lakke. Ja kipsplaadi üldiseks kinnitamiseks erinevate kruvidega läheb meil vaja akutrelli. Need olid siis lühidalt tööriistad, ilma milleta hästi ei saa kipsplaati paigaldada. Lisaks sellele on olemas ports asju, mis teevad meie elu oluliselt lihtsamaks. Näiteks tavaline ketaslõikur metallkarkassi lõikamiseks. Siin juures kindlasti kasutada kaitseprille ja paha ideega kõrvaklapid. Saab metallkarkassi ühendada karkassitangidega. Nendega läheb töö oluliselt lihtsamalt kui neetidega kinnitada. Ja neid on erineva nurga alla panna või sügavust või erinevad karkassitangid. Teinekord on konstruktsioonide juures vaja kinnitada erinevaid rullkattematerjale, näiteks aurutõket. Märkimistööde juures võib oluliselt lihtsamaks elu teha tahmanöör. Märkimistööde juures kindlasti teeb tulemuse paremaks ja elu lihtsamaks erinevad ehitusnurgikud, nii 90-kraadine nurgik kui ka muutuv nurgik ehk miiunurgik. Erinevate avade tegemise jaoks erinevad lõikevahendid nagu augufreesid, nii torude jaoks, arudooside jaoks, erinevate läbimõõtudega. Erinevate avade tegemise võimalus veel terava otsaga saega. Ja teinekord mõned kumerpinnad või kumerjooned on mugav veel lõigata tiksaega. Ja kindlasti ei saa neid ehitustöid sooritada ilma loodita, et nii tööd alustades märkimistööde juures, lõikamistööde juures kui ka pärast oma valmistöö kontrollimise juures.